5. juulil toimus Tallinnas Prantsusmaa ning FC Flora roheliste vahel mäng. Palliplatsil said omavahel kokku kuni 14-aastased poisid ja mäng lõppes Prantsusmaa võiduga 3-2. Mängu lõpus suruvad vastased viisakalt kätt, aga sel korral ei olnud mingit käesurumist, vaid prantslased läksid Eesti noorukitele kallale. Juhtus see, et väliskülaliste võistkond FC Vajour Prantsusmaalt otsustas kohtumise vältel ja kohtumise järgselt vägivaldselt käituda Eesti võistkonna FC Flora vastu. Flora mängijatega oli juhtumine seotud juba mängu ajal, kus Vajour mängijad otsustasid bravuurselt kontakti ja olukordasid lahendada käte ja küünarnukkidega. Ja mängu järgselt siis samamoodi hoolimata oma võidumängus tõestada siis oma üleolekut füüsiliselt ja näidata läbi selle võimu, et nad on veidi paremad teistmoodi. Seni ei ole teada, mis Prantsusmaa noorukitel harjapunaseks ajas. Kuna tüli alustajad ei olnud eestlased, siis tagajärjed määrab Prantsuse võistkonnale nende kodumaa alaliit. Põhjus oli pigem vägivaldne noormängijate käitumine. Ei olnudki otseselt põhjus võib-olla mängu kulg, ei olnudki põhjuseks võib-olla otseselt kohtuniku või kellegi muu tegevus. Oli lihtne aru saada, et on lihtsalt tegemist veidi vägivaldsemate noormängijatega. Oli ainult võib-olla väike põhjus eelnevast mängust, kus siis üks Prantsuse Vajour mängija sai punase kaardi ja järgnevale mängule ta ei pääsenud küll osalema, aga ülejäänud mängijad jätkasid bravuurset käitumist. Ma ei saa rääkida kogu maailma eest, ma saan rääkida Eesti eest, aga ka nagu selles olukorras oli näha, siis probleemi põhjustajaks ei olnud Eesti klubi, ehk kindlasti me ei saa rääkida siin mingisugusest mustrist. Alles tänavu aprillis rääkisime TV3 uudistes, kuidas Eesti U15 jalgpallipoisid läksid omavahel Riigikogu jalgpalliklubi Leegioni noormehed läksid kallale Nõmme United poistele. Eesti Jalgpalliliidu distsiplinaar- ja eetikakomisjon määras Tallinna jalgpalliklubi Leegionile U15 vanuseklassi esiliigas vägivalatsemise eest mitu karistust. Tolle juhtumi puhul määrati ajutisi võistluskeelde, määrati muuseas näiteks treeneritele kohustus osaleda laste heaolu ja turvalisuse koolitusel, mida jalgpalliliit läbi viib. Ja üldse eesmärk ei ole kindlasti esmajoones karistada, eesmärk on see, et meil oleks turvaline jalgpallikeskkond, kus noored saavad areneda vastavalt sellele, mida nad väärivad ja et see oleks turvaline kõigi osapoolte jaoks. Selliseid teemasid ei saa ignoreerida ja kui platsil leiab aset vägivald, siis see kindlasti ei ole koht, kust peaks kellelegi hinnaalandust tegema.